Robotexi podcast. Siis vajutan siia, aga... Ei, see on jah, võid vajutada, võid mitte. Mis mõttes salvestab siis siia? Ei, juba salvestab. Tere, eetris on järjekordne Robotexi podcast ja mina olen saatejuht Katrin Tegova ning meil on täna külas Karin Künnapas, Kood Jõhvi kaasjuht, on niimoodi õige öelda, jah? Tere! Ja räägimegi siis täna lähemalt Kood Jõhvist ja ka siis Robotexist natukene, sest et Kood Jõhvi on meil juba siin olnud ja ka nüüd tulemas jälle Robotexile kohale. Aga kõigepealt siis lähemalt, et võib-olla paljudele veel ei ütle see Kood Jõhvi väga palju või veel ei teata, et siis võib-olla sa räägiksid natuke lähemalt, mis asi on üldse Kood Jõhvi, et see nimi on natukene ka selline kummaline, et sageli, et võib-olla selline Kood ja Jõhvi, et Jõhvi kui asukoht ja järelikult midagi ta nagu viitab, aga jah, et natukene tutvustada, et millega tegu on ja enda kohta ka, et sa täpselt seal Kood Jõhvi juures oled. Ja, Kood Jõhvi on siis uus programmeerimiskool, mis avati Eestis eelmine sügis. See on mõeldud täiskasvanud inimestele, et kõik, kes on 18 ja vähem põhiharidusega saad kandideerida. Ja kuidas see õppetöö toimib, on see, et meil ei ole õpetajaid ja klassitunde. Me kasutame sellist iseõppe metoodikat, kus siis õppijad läbi hästi praktiliste ülesannete koodi kirjutama. Ja esimene lend alustas eelmine aasta, umbes 200 õppijat. Praegu tegeleme uue lennu värbamise lõpetamisega, et meil arvatavasti alustab umbes 300 õppijat uuel lennul. Ja miks Kood Jõhvi on see, et see kool asub Jõhvis, et seda küsimust me saame tihti, et miks me ei teinud seda Tallinnasse või Tartusse, miks Ida-Virumaale. Et esiteks see on hästi praktiline, sest selle kooli asutasid 8 Eesti startup ettevõtjat, et näiteks Bolti asutaja Martin Villig, Wise'i asutaja Taavet Hinrikus, üks Eesti tuntumaid ingelinvestoreid ja üldse investoreid Marek Kiisa ja teised ka edukad ja asjalikud inimesed. Ja oligi Marek Kiisale tegelikult, tema on seotud ka Astrek Dataga, kellel on siis Jõhvis suur 5-korruseline hoone, mida me saame kooli kasutada, et me oleme peaaegu aasta tegelenud selle renoveerimisega, et siis kolida siis sinna koolihoonesse. Ja Ida-Virumaa oli ka selles suhtes strateegiline valik, et näidata, et asju võib toimuda ka Tallinnast Tartust väljapoole. Et tegelikult Eesti on nii tilluke, et kui sa sõidad Jõhvi rongiga 2 tundi võtab aega, sama mis Tartusse, aga millegipärast nagu sinna väga nii suuri uusi asju tihti ei tehta, et me otsustasime seda natukene muuta. Ja minust, et mina olen Karin Künnapas, ma olen üks kooli kaasjuhtidest, et miks kaasjuht on see, et Kood Jõhvil on tegelikult 2 juhti, et selline veidike eripärane kool, veidike eripärase juhtimismudeliga. Ja ma enda taustast on see, et ma olen ligi 9 aastat olnud ka seotud Eesti startupi maastikuga, töötasin Eesti äriinite võrgustikule, kus sain teada natuke rohkem, et kuidas startupidesse investeeritakse, miks, kes ja nii edasi. Pärast seda töötasin Euroopa Innovatsiooniakadeemias, kus me korraldasime rahvusvaheliseid tudengiprogramme üle maailma, kus õpetasime neil 15 päevaga jõudma ideest reaalselt toote või teenuseni, mida investoritele pitchida. Ja siis tuligi uudis, et tehakse selline äge kool Eestisse ja siis ühe eelneva Euroopa Innovatsiooniakadeemia kolleegi Hellemariga, kellega me koos need üritusi korraldasime, mõtlesime, et aga miks mitte koos kandideerida. Et see, ma arvan, oli alguses nii asutajatele veidike üllatus, nii selle personalifirmale, kes nagu värbas, aga siis nad said aru, et tegelikult on päris hea mõte, et ongi, kui teha midagi tõesti uut, et kui alustada meeskonna, kes juba üksteist tunneb ja kes nagu oskavad koos töötada, et see algus läks tänu sellele kindlasti palju kiiremini. Ja siiani on päris põnevad peaaegu 2 aastat olnud juba. Ma nüüd, aitäh, ma kuidagi lähen natuke nüüd tagasi, et päris palju sain informatsiooni ja tekkis nagu kohe peas igasuguseid küsimusi, et kuidas see õppimine, siis õppeprotsess tegelikult näiteks siis välja näeb, et võib-olla paljud, kes tahaksidki tulla õppima ja see on selles mõttes ka huvitav, et ta on peale põhikooli põhimõtteliselt. Alates jah, põhihariduseks kandideerida juba. Et selles mõttes, et ma usun, et väga paljudele, kes otsustavad mitte nüüd valida gümnaasiumi, vaid tahaks midagi juba muud, et kuidas see täpselt siis see õppe võiks välja näha, et ma saan aru, et ta on praegu nagu kaugõppevormis? Tegelikult praegu me oleme osatsanud Sillamäel, et Sillamäel Ida-Viru Kutsehariduskeskuses, et umbes pooled õppijad meil koha peal, teised pooled teevad seda kaugelt, et on mõlemad variandid on võimalikud. Aha, et sa saad ka valida, et näiteks, et kas sa õpid siis koha peal või sa
nii-öelda kasutad seda kaugõppe, et sa saad ülesanded ja õppe nii-öelda ülesanded siis nagu kaugelt. Et kuidas see õpe töötab, et ongi meil see arvutiprogramm, mis ma arvan, et hea paralleel on, ta natuke meenutab arvutimängu. Et see ongi seal kindlad ülesanded, mis sa pead ära tegema, iga ülesandest saab punkte ja põhiliselt ülesanded on omavahel seotud, et selleks, et sa järgmisele ligi saaksid, sa pead teinud ära tegema. Ja seal on hästi palju meeskonnatööd, et mõned ülesanded üksinda, aga ligi 80% on kellega teised koos. Et need tiimi suurus erineb, on 2 inimesest kuni 16 inimeseni, et ta on selline hästi päris elulik viis, kuidas koodi kirjutada. Ja kui tulevikus nagu tööle minna, et siis et sa pead õppima teistega koos kirjutama. Ja mis ma arvan, mis on koodijõhvil veel hästi oluline, et on selline teistsugune sisseastumisprotsess ka. Et kui võtta nüüd traditsioonilist haridust, siis sa tihti kandideerid, vaatad nimekirjast, et see eriala tundub põnev ja ma lähen seda õppima, aga sa väga süvitsi ei pruugi sisse näha. Et kuidas meil koodijõhvis toimub, on see, et esimene samm on selline 1,5-tunnine online mäng, mis testib loogilist mõtlemist, et seal ei ole vaja programmeerimisteadmisi, me ei eelda, et sul matemaatikaeksami saad 100 punkti või midagi sellist, pigem lihtsalt see, et kuidas sa nagu probleeme lahendad ja kas sa veedad seal 1,5 tundi ja teed selle mängu ära, sest seda mängu ei saa pausile panna, sul on põhimõtteliselt, teod sul on kokku 2 katset, aga see ongi, et see nõuab ikka pühendumist, ma ise olen seda ka muidugi läbi teinud, vahepeal ajas väga närvi, vahepeal oli väga lõbus, see ei saa mitte midagi aru, aga kui tehtud sai, see oli selline hea saavutustunne. Aga jah, selle mängu tulemuste pealt me kutsume inimesed katsetele, need katsed kestavad kokku 3 nädalat, 2 nädalat sellest on füüsiliselt koha peal, 1 nädal teevad kodust ja seal nad reaalselt hakkavad seda sama õppeprogrammi juba kasutama, mida tulevikus. Ehk nad saavadki aru, et kuidas on programmeerimise õpe ilma õpetajateta, milline see õppeprogramm välja näeb, nad saavad aru, et kas selline õppemetoodika sobib neile ja kas programmeerimine neid huvitab. Ja veel olulisem on see, et nad näevad teisi õppijakandidaate. Et juba selle katseperioodil nad peavad koostööd tegema, nad peavad üksteist õpetama, et meil on igal pool plakatid, et see, et kui sa millestki aru ei saa, pööra vasakule, küsi selle inimese käest, pööra paremale, küsi selle inimese käest ja 3. samm on guugeldamine, mis ongi tegelikult see, kuidas nad õpivad. Ja ma arvan, et see annab hästi hea aluse selleks, et kui inimesed otsustavad meie kool tulla, kui nad sisse saavad, ja nad tegelikult saavad juba aru, mis neid ees ootab ja mida nad õppima hakkavad, kellega nad õppima hakkavad, kuidas, et teevad võib-olla sellise natukene rohkem kaalutletud otsuse. See on, ma arvan, päris põnev tõesti, et sisseastumiskatsed on 3 nädalat, et ma arvan, et seda ei ole vist üheski koolis või ma ei teaks, et vähemalt Eestis oleks. Jah, ma ega seda ei ole. Ja, et see nõuab juba tõesti sellist tõelist keskendumist ja tahet, et sul peab olema, seal tõesti selgub ju, et kas see on sinu eriala või ei ole. Aga samas ise, kui sa kooli ei saa, siis tegelikult selle 3 nädalaga sa saad juba praktilisi oskuseid, et selles suhtes, et see ei ole kindlasti maha visatud aeg, et kui sa kooli ei saa või ei taha tulla, et tegelikult sa juba õpid programmeerimist natukene, et võib-olla ongi sealt, saad aru, et see ei ole üldse sinu valdkond või teistpidi, et okei, ma praegu koodijõhvis ei saanud, aga võib-olla õpin ise, proovin uuesti, sest oligi, et sel aastal me katset uuesti ja meil olid mõned inimesed, kes tulid teist korda katsetele, sest eelmine aasta nad ei saanud sisse, aga see aasta juba said. Aga kuidas nii-öelda sõel ka on, et palju võetakse ja palju see konkurents seal on praegu? No selles suhtes eelmine aasta meil kandideeris 3300 inimest, me võtsime vastu umbes 200, see aasta oli 3400 ja me võtame vastu umbes 300. Et tegelikult meil sellist ülemist piiri ei ole, et ongi, kuna on võimalik õppida koolis nii koha peal kui ka kaugelt, siis tegelikult tänu sellele meil on võimalik seda arvu suurendada vastavalt sellele, palju huvilisi on. Ja tegelikult ongi, et nagu nii selle online mänguga, mis nad enne peavad tegema, kui katsetega, et meil on kindel piirmäär, kui õppijad sellest üle saavad, siis nad saavad vastu võetud. Et mida me selle katseperioodi rääkisime ka, et nad ei võistle teiste õppijatega, nad võistlevad iseendaga. Ja kui sa teed ise ülesanded ilusti ära, seal on ka tiimitööd sees, seal on ka eksamid sees ja kui sealt saab piisavalt head tulemused, sa saad kooli sisse. Et selles suhtes see võiks ka julgustada, et teisi aitama, et ongi, et koos arusaamine või koos seletamine on igatahes nagu kasulikum, sest kui tema saab sisse, tema tulevad head tulemused, tulevad loodetavasti ka sul head tulemused, saad sina ka sisse. Et järjekordselt selline natuke võib-olla teistmoodi süsteem. Üks asi, miks see minu arust ka veel teistmoodi, et võib-olla ettekujutus programmeerijatest on ju just täpselt see, et nad on kuskil ainult oma ette ja pusivad oma ette või selline, võib-olla see on stereotüüpne ettekujutus IT-inimestest, aga just, et see koostöö
tegemine või see, et sa oled nagu meeskonnaga, lahendad mingit probleemi ja julged küsida, et minu arust see on ka põnev, et see aitab nagu sellise nagu suhtlemise osas ka kaasa ja et see võibki olla mõne jaoks väga raske, isegi raskem kui see mingisuguste ülesannete lahendamine seal nagu üksi, aga et kuidas sa seda teed meeskonnana ja samas jälle ma saan aru, et ettevõtetes, kus neid oskusi siis ka nagu rakendatakse, et seal sa pead ikkagi ju meeskonnas töötama ja kui sul seda kogemust ei ole või sa sellega kuidagi ei harju, siis võivatagi tekkida ju omad takistused juba, et see on, ma arvan, hea osa tõesti seal. Et kindlasti ja seda oligi, seda on katseperioodil mõlemal aastal näinud, et ongi, et osadel inimeste jaoks tõesti kõige keerulisem osa ongi see, et sa pead teiste käest küsima hakkama. Ja ma arvan, et võib-olla natuke see ka, et võib-olla seda on meie enda koolisüsteemist ja me töötajad ei ole harjunud küsima. Me oleme ka harjunud sellega, et õpetaja on klassi ees, ta seletab midagi ja sina siis nagu üritad aru saada ja ega sa väga julgelt kätt üles ei tõsta, et õpetaja käest küsida, et kas see on see, mida sa täpselt mõtlesid, et see on jah, kindlasti selline keerulisem osa, aga jah, see koostöö on meeletult oluline. Et ma arvan, et ei ole väga palju ettevõtteid, kus arendajad töötaksid üksinda. Et ongi, et see on täiesti tavaline, et sa pead teistega koos arutama, et ongi just see, et väga suur osa lähebki sinna planeerimisse, ehk kuidas sa teiste inimestega läbi räägid, mida tegema hakata. Ja siis kuidas see läheneda. Ja ma arvan, et sellest arendajatest on tõesti selline kuvand, mida ma olen hästi palju näinud, et umbes istub pika patsiga poiss kuskil pimedas toas, kellega ei suhtle, aga tegelikult see ei ole üldse selline. Ja ma arvan, minu enda jaoks kõige suurem avastus oligi, et tegelikult kui loominguline tegemus on koodi kirjutamine. Et sul on vaja neid tehnilisi teadmiseid, aga samas seal on nii palju eri viise, kuidas saad sama asja lahendada. Ja samas, kui see kood töötab, see on järelikult õige lahendus. Et võib-olla võrreldes ongi, et ma ei tea, traditsiooniste matemaatika ülesanded, kus on tavast nagu üks lahendusviis, eks ju, et koodi kirjutamisel tegelikult seda ei ole. Et see oleneb hästi inimesest, kuidas tema läheneb, kui pikka kood tahab kirjutada, nagu seal on jah, nii palju erinevaid variante ja kuidas inimesel läheneb, et see on nagu hästi põnev tegelikult. Seda ma olen ka märganud tõesti, et kas või nagu laste peal samamoodi, et kui nad koodi kirjutavad, et siis just neid nagu köidab see selline nuputamise osa sealt ja see ongi loominguline, sest lastele nad enamasti vajavad midagi, et see sisaldaks midagi, mis oleks ju loominguline, et siis see on nagu kinnitanud seda osa. Aga kuidas mind huvitas seesama nagu see mäng ka, et kui mõelda, et see on 1,5 tundi ja sa pead põhimõtteliselt terve selle aja, et sa ei saa teha pausi, sest et see läheb kogu aeg edasi, sul aeg tiksub, ma saan aru, et see tundub ka väga selline, mis laadi need ülesanded näiteks seal on, et kui nad on nagu loogika põhiliselt, et mul tuli kohe mingi, ma jällegi võib-olla võrdlen siin jällegi võib-olla mitte õigete asjadega, et praegu on väga popp mingi Undertale mäng, mille nad mängivad kuskil ja siis seal on ka sellised loogika ülesanded, kus sa pead ma ei tea, kuskil lahendama mingisuguse, kuidas sa jõuad sellest kohast teise seal ja mingi, ma ei tea, või on see ikkagi natukene juba keerulisem taas? Ta võivad töötada natuke sarnane, et seal ongi, et esimene osa on selline mälutest, mis on selline lühem, natuke juba meenutab memoriini, mis kunagi keegi mänginud, et sul peab jah nagu meelde jääma, sa pead sama järgi tegema. Või see väga palju kui öelda, kui ta mängida, et see ei taha. Muidu katsetel mõnel läheb liiga lihtsaks. Aga teine osa ongi jah, et reaalselt tegelikult sul on selline, võib ussik on õige selle kohta, ja sa pead sellel mängulaual juhatama ühes kohast teise. Ja sa pead ise aru saama, et kuidas need see on erinevad nupud, mida selleks kasutada saad, aga ongi, mis järjekordsed nupud on ja need kujund lähevad järjest keerulisemaks. Et see mänguga on ka see, et sul ei ole väga palju juhendeid. Et just see, et kui sa alguses vaatad, kas sa hakkad aru saama, mis sa nagu tegema pead ja et kuidas sa lahendada. Ja eelmine aasta Robotexil me lasime inimestel seda mängida ja see oli väga äge näha, et väga erinevates vanuses inimesed, et oligi, et me ei saa seda lühemaks panna, panime ikka 1,5 tundi. Mingid inimesed tulid, et ma korra nagu algus proovin ja siis istus 1,5 tundi seal järjest ja mängis nagu päris kaua. Hasart tekib ikka päris kõvasti. Ja minu arust kõige ägedam näide oli see, et meil oli ta oli umbes 8-9-aastane poiss, kes hakkas ka mängima ja ta mängis 1,5 tundi ära ja ta, ma arvan, et sai paremad tulemused kui osad meie sisseastujad. Et see oli lihtsalt hästi uskumatu, et ongi, et ma arvan, et see vanus ei ole mingi näite, et pigem ongi, et kuidas sa asjale lähened ja kuidas nagu probleeme lahendad ja just see, et kas sa nagu viitsid see 1,5 tundi seda teha. Et kui sul ikka esimest 10 katset ei õnnestu, kas sa proovid uuesti ja siis lõpuks, et siit tuleb see, et sellepärast ta läheb, siis liigub sinna. Et see on nagu hästi põnev.
ja siit tulevad needsamad isikuomadused ka kohe ju välja, mis on selleks tööks vajalikud, et sul oleks see järjepidevus, et sa ei annaks alla kohe, et kui sa ei saa hakkama, vaid et sul tekiks see tahe, see lahendada lõpuni või et leida see lahendus, et ja ma olen ka seda meelt, et see ei pruugi üldse sõltuda, ma ei tea, sinu võib-olla sellest, no võib-olla millestki ikkagi, mis sa oled varem õppinud, aga et mitte niivõrd ka vanusest, vaid just see, et kuidas sa mõtled ja et ma olen märganud laste puhul ka, et need, kes hakkavad kohe nagu midagi lahendama niimoodi, et noh, et sa kohe hakkad ja need, kes lihtsalt ütlevad, et ma pean vaatama, et nad ei puutu enne tükk aega nagu midagi selles ülesandes, et nad vaatavad, võivadki kogu selle enamuse aja selle peale nii-öelda siis kulutada, et nad vaatavad, et kuidas seda lahendada ja mõtlevad arvatavasti peas need asjad läbi ja siis mingi viimased 5 minutit teevad selle nagu ära. Et see on lihtsalt erinevad lähenemised selles suhtes. See nagu, ma arvan, et seda on järjekordselt ka koodi kirjutamise poolt näha, et osad on jah, et hakkavad kohe nagu kirjutama ja teise on see, et okei, ma planeerin ja siis hakkan lõpuks kirjutama. Aga see on see, et kuidas inimesed erinevad õpivad ja mida nad teevad. Ja mis ma tahtsin vanuse poolt öelda, et ma arvan ka, mis teeb koodi õhvi hästi põnevaks, et meil on inimesi nii eri vanustest, eri taustadest, et jah, meil on nagu alates 18 saab kandideerida. Praegu esimeses lennus meil kõige vanem minu teada on kuskil alla 50 natukene. Uues lennus tuleb üks õppija, kes on 54, ja on inimesi, kes tulevad põhikoolist, kes on gümnaasiumiharidusega, mõndad on gümnaasiumiharidusest lõpetamata, kutseharidusest, aga samuti on ka bakalaureuse kraadiga või magistrikraadiga, kes inimesed on mingis valdkonnas töötanud ja saavad aru, et nad tahavad nüüd nagu koodikirjutamist juurde õppida. Et ma arvan, et see on selline eriala, et mida tasub juurde õppida, sest ta läheb üha rohkem vaja. Et nagu, et vahet pole, mida sa teed, mis ettevõttes sa töötad, et tehnoloogia tuleb sisse ja ise, kui sa ise otse koodi ei kirjuta, see, et sa sellest aru saad või nagu mida sa saad koodiga teha või kui sa näiteks tahad arendada ülesande anda, et kuidas sa teed selgemaks nii, et see jõuaks oma tulemuseni, et seda oskuse teadmisi on kindlasti üha rohkem meil vaja, et ta muutub nagu selliseks uueks võõrkeeleks, ma arvan. Ja seda on tunda küll, et mõnikord on ka endal sellised, et oleks vaja mingi asi lahendada, aga sa ei saa nii hästi veel aru, et kuidas see töötab, et siis see tõesti koodi kirjutamine tuleks nagu igale valdkonnas tegutsevale inimesele juba, tõesti, et ta oleks nagu selline üks mingi alushariduse osa juba, et ma usun, et varsti võib ta ju täitsa tulla ka juba sul seal algklassidest peale, ma üldse imestaks, sest et see, kui ta muutubki palju olulisemaks, kui seal mõni muu aine võib-olla ongi, või siis tuleb matemaatikale mingisugune lisa juurde. Ma arvan, et see oleks väga loogiline, see ongi, ja see on nagu väga vajalik, et võttes arvesse, kuhu meil maailm liigub tegelikult. Et eesmärk kindlasti ei ole, et see kõigis pead saama superkoodi kirjutad, aga lihtsalt just see mõistmine või arusaamine. Ja see ka, et kui sa pead näiteks arendajatega töötama, et koodi kirjutamine ei ole päris see, et siin on ülesand nüüd tee, et ma ise on täitsa aru saanud, et kui mingit asja kirjutatakse, miks võib aega võtta vea leidmine 3-4 tundi, sest kuskilt on koma vahele jäänud ja siis sa pead neid ridu järjest läbi töötama ja nagu seda ei leia ülesse. Et selles suhtes, et jah, et nagu ma arvan, et ongi just selle mõistmine, mis need võimalused on, aga ka mis nagu piirangud on, millega seal inimesed nagu reaalselt tegelevad, mis nagu aega võib olla, et see on nagu hästi oluline ja seda tegelikult sellise baasteadmistega juba saab inimestele anda. Ja ma ise võib-olla sellise põlise humanitaarina pigem mõtlesin veel selle peale, et kindlasti on see koodi kirjutamine, ta annab tegelikult ju ka need oskused, mis on hästi elus vajalikud, et sa suudaksidki mõelda loogiliselt või mõelda, et mis asi viib millegini või et see kuidagi need seoste loomine, mis minu arust on tihti koolihariduses jääb vajaka, ma ise mäletan põhikoolist, et ma võisin kõik nagu selgeks tuupida, aga tegelikult ma ei suutnud nagu ainete vahel nagu seoseid leida, et seal, kui sul on mingi ajalugu, kirjandus, et kuidagi, et nad on ju et nad on umbes mingid ajastud ja siis sa peaksid need kokku panema omavahel, et mis samal ajal toimus seal mujal. Ja mis mõjutas midagi muud, eks? Just, et mulle tundub, et selline mõtlemine just aitaks seda ka paremaks muuta, et õpilased või üldse inimesed võiksid mõelda, et mis on, kuidas miski on seotud omavahel. Ja ma arvan, mis on ka veel, mis on arendada hästi selline ka kuvand tekkinud umbes, et jah, et sul peab olema kindlasti teinud matemaatika riigieksami, saanud väga kõrget tulemust, et ainult kui sa reaalainest tuled, et ainult siis saad arendajaks, et järjekordselt ka minust
et jah, sul peab olema loogiline mõtlemine, aga ongi pigem on see, et kas sul on see motivatsioon ja kas sa tahad neid asju lahendada, aga see, et kas sa oled rohkem humanitaarinimene või reaalinimene, tegelikult see ei mõjuta, et reaalselt, kui sa ise tahad seda teha, siis sa saad sellega selgeks õppida. Et jah, et nagu ma tahaks loota, et see on ka üks müüt, mida üha rohkem murtakse. Ja, et sa ei pea tulema reaalainete mingi väga kõrgete tulemustega sinna ainult, vaid et kui sa tahad oma mõtlemist ka tegelikult treenida või minu arust see aitab nagu samamoodi, et kui sa hakkad ju kuskilt pihta, et siis see treenibki selles suunas su mõtlemist või sellist oskust nuputada välja. Aga seoses veel kooliga, et ma saan aru, et nüüd ongi plaan, et oleks rohkem Jõhvis või et te selle nimel nagu praegu siis töötate? Jah, et põhiliselt see Jõhvi hoonega, mis sellega oli vaja, see, et meil oli vaja seda renoveerida. Et me saime selle hoone tõesti, et see on see 5-korruseline hoone, aga ma arvan, et seal ei olnud korralikku remonti tehtud viimast 30-40 aastat. Et viimase aasta jooksul reaalselt oleme selle võtnud suht selline kõik seinad maha ja sees ka üsna tühjaks. Nüüd me oleme juba väga lähedal sellele, et see hoone lõplikult valmis saada. Et praegu on plaan see, et siis selle aasta novembrikuus kolime sisse ja siis õppetööga saame lõpuks Jõhvi kolida. Et siis me ise oleme nälja visanud, et me oleme koodi Jõhvi, kes ei ole veel kordagi Jõhvis olnud. Aga nüüd jah, et nagu nüüd selle aasta sügisest, et siis lõpuks me kolime reaalselt Jõhvi ja see õppetöö hakkab ka seal toimuma. Kood Sillamäe läheb nüüd ikkagi koodi Jõhviks päriselt. Ja kuidas sellel suve me tegime katset üldse Haapsalus, et oli koodi Jõhvi, mis kolis Sillamäelt Haapsalu ja nüüd võib-olla kolib Jõhvi tagasi. No, selles mõttes, et siis ongi selline üle Eesti tegelikult, et see koht ei ole nüüd, ta on loomulikult oluline selles mõttes, et mulle ka väga meeldib see, kui kõik asjad ei toimu nagu Tallinnas või siis Tartus, et on ka võimalik nagu Eestis mujal kõike tegelikult teha ja olla aga samas tõesti see ei piira ka seda, et sa ei võiks nagu olla mujal ja toimetada. Et see... Mis tegelikult meie plaan veel on ka, et lähiaastal me tahame avada ka sellist väiksemaid rakukesi. Me ei ole veel head nime neile välja mõelnud, aga just ka teistes väiksemates Eesti linnades. Et ongi näiteks, kui sa oled Lõuna-Eestist, et saad koodi Jõhvist sisse, tahad seal õppida, aga sul ei ole võimalik näiteks Jõhvi kolida või sa ei jõua iga nädal sinna sõita, et siis sul on enda piirkonnas olemas selline ka klassiruum, näiteks 30–50 inimese oma ja saad sinna minna, et teistega õppijatega koos õppida. Et ikka, et see koos õppimisel on väga suur mõju, et sellepärast on nagu neid võimalust tekkida, et meil on päris mitmed omavalitsused huvi tundnud, me praegu tegeleme nendega läbirääkimistega ja ma tahaks loota, et ongi kas järgmine aasta, 2023 või 2024 saame juba esimesed uued rakukesed tegelikult avada, et pakkuda veel võimalusi inimestele üle Eesti ja võib-olla ka rohkem Baltikumist, et teistes asukohtades ka Eestis õppida. See mudel on siis natukene sarnane sellele, mis vahepeal oli hästi populaarne, et on sellised nii-öelda kaugtöö tegemise nagu ruumid või ühised koosolekute või see, mitte koosolekud, aga töötamise ruumid siis, kus igaüks sai võtta endale lauakese, et see on... Ja, täpselt nii. Ja seda ongi see, et kui õppida on ka isegi eri aastad või eri aeg nagu programmis eri kohas, siis on ikka, et asju, mida saad koos arutada, kuidas üksteist aidata, et selline näost näkku nägemine ja selline kogukonna ehitamine tegelikult. Et mida me näeme, et me tahame, et koodi Jõhvi nagu järjest kasvaks, et ongi, et ma arvan, potentsiaali on, huvi nagu inimeste poolt on, et just see, et nagu nii need, kes tulevad nagu koolist, saaks õppima tulla ka ümberõppijatel, et see võrgustik muutuks nagu järjest tugevamaks, et ongi, et kui esimesed lennud lähevad tööle, siis kui kunagi nemad hakkavad värbama kedagi teist, et näevad, et tema tuleb koodi Jõhvist, et nad teavad, et mida need inimesed nagu läbi teinud, mida nad õppinud on, et koos seda võrgustikku kasvatada ja seda kooli mõju ka Eestile tegelikult. No jah, see on ka tõesti hea, et sa tead, et näiteks, et kui sa hakkad oma ettevõtet kas või looma, et siis sa tead, et millise aluspagasiga on need, keda sa siis hakkad endale sinna värbama tõesti ja sa tead, et olete ühte asja õppinud või et sa tead, et tal on mingisugused teadmised olemas. Ja. Aga kas praegu, ma saan aru veel, millal see esimene lend nagu või kuidas sellega nüüd on, et millal peaks esimene lend siis? Põhiliselt nemad peaks nüüd, osad neist on juba tööle asunud, et nad õpivad ja töötavad korraga. Loogiline see vist tänapäeval ei olegi muud varianti, eriti kui sa oled ikkagi seal juba 40-50, siis sul ei ole muud varianti. No osad töötasid sellel ka juba kohal, kus nad kooli läksid. Et mis tegelikult selle tööle asumisega, mida me oleme teinud, et meil on üle 30 partneri erinevatest ettevõtetest, nii siis startupi valdkonnast, ongi võtame nagu Bolt, Wise, Veriff ja nii edasi, kui ka rohkem traditsioonilist majandust, näiteks SEB, LHV, Viru Keemia Grupp, et kes on koolipartnerid, kes siis toetavad selle kooli igapäeva elu, ütleme nii, aga suurem eesmärk on see, et nemad on tulevast värbajad. Et me teeme erinevaid töötubasid, erinevaid
erinevaid tooke, kus nagu tahavad meie kooli esinema, et eesmärk on see, et õppijad saavad paremini aru, mis seal ettevõttes toimub, ettevõtted saavad paremini aru õppijatest. Ja siis näiteks ProExperdiga oligi, et tegime seal workshopi, paar õppijat läksid praktikale ja pärast saada tehti tööpakkumine, et ProExpert on samuti meie partner. Et just järjekordselt sellega, et õppijad teeks nagu rohkem kaalutletud valiku, et nad saavadki paremini aru, et kuidas see ettevõte töötab, kuidas need tiimid töötavad, mis tehnoloogiad nad kasutavad ja nii nagu tööle asuda. Aga su küsimuse juurde tagasi tulles, et esimene lend, ma arvan, et selline suurem tööle asumine tuleb nüüd järgmise aasta kevade poole, et neil 2 aastat saab täis järgmine aasta septembris, et õppe ongi 2 aastat, aga nagu näha on, et osad kindlasti alustavad töötamisega juba varem. Ja see jällegi tundub ka väga hea eriti tänapäeva maailmas, kus see nii-öelda töökoha saamine oma erialal on nii keeruline ikka sageli. No ma ei tea, võib-olla jällegi reaalvaldkonnas on see pisut nagu võib-olla kergem, aga näiteks humanitaarvaldkonnas on sageli see, et sa õpid midagi ära ja siis, kui sa kooli lõpetad, siis sa oled ikkagi seal nagu, et mis minust nüüd edasi saab, et see koostöö tõesti ettevõtetega juba selles varases nagu etapis ja et see mingid võimalused tõesti töötubades kuskil osaleda või siis ka praktikat teha ja selles mõttes samamoodi ju kontakte luua juba võimalike tööpakkujatega, et minu arust see annab ka selle ma ei tea, kindluse mõnes mõttes, loomulikult see ei saa olla 100%, sest et ikkagi on ju päris palju, kes õpivad ja mõni peab ikkagi ise ka natukene otsima ja pingutama rohkem, et leida. Aga et ta vähemalt annab sulle mingisuguse lootuse võimaluse, et ma teen selle läbi või ma lõpetan kooli ja mul on töökoht ikkagi ootamas või mind võidakse kutsuda ja päris ikkagi mainekatesse firmadesse, et see on ka, juba tekkis täpselt see, et ma juba tean inimesi, kellele ma tahaks soovitada, et kellele kindlasti see võiks väga hästi sobida. Või et tuleks kasuks seda õppida. Aga küsin siia vahepeal veel see, et kui on mõtlete, et võiks Eestis veel olla neid rakukesi, kas te olete mõelnud juba konkreetseid kohti ka või on vara nendest natuke rääkida? Meil on mõned läbirääkimised käimas, aga ma arvan, et see võib-olla selleks, kui see podcast välja tuleb, siis on juba need uudised ka väljas, et jah, me räägime, praegu on 3 pealmist Eesti linna, üks ongi siis Lõuna-Eestis, teine Lääne-Eestis, üks on üsna keset Eestit, et nendega liigume nagu edasi, et vaatame, kuidas see nagu läheb, sest kõigil ongi, et mis on hästi oluline, ongi, et oleks sellised mõnusad õpperuumid, kuhu õppijad saab minna, samuti ka majutusvõimalus, aga eks see kõik võtab natuke aega ja samas ongi, et see laienemistega me ei taha nagu kiirustada ja me tahame olla kindlad, et meil on nagu hea koostöö omavalitsusega, kohalike ettevõtjatega, et siis nagu neid rakukesi seal avada. See vist sõltub siis täpselt see ka, et mille järgi te olete valinud need nii-öelda kohad, et just, et kuidas on see omavalitsuse suhtumine ka ja samas see, et seal oleks mingeid selliseid ettevõtteid, mis toetavad siis ju tegelikult kooli. Ja eesmärk on endiselt see, et Tallinnasse, Tartusse me neid ei tee, et ongi et seesama, et Eesti on nii tilluke, et neid teisi omavalitsusi on veel ka väga palju ja et kuhu ei ole üldse keeruline minna ja kus on tegelikult ümberringi elab ka väga palju inimesi eri vanustes, kes võiks õppima tulla. Selge, nüüd saime vähemalt selle info, et Tallinnasse, Tartusse ei tule, et jääme huviga ootama, et Robotexi meeskonnale ka kindlasti siis kohe andke teada, et kui on teada, et kus kohas rakukesed paiknema hakkavad, siis me saame samamoodi seda infot levitada, sest meil on väga palju ju neid, kes tegelikult on potentsiaalsed, ma arvan, teie kooli tulevased õpilased ka, kes käivad Robotexil ja võistlemas ja üldse niisama ka uudistamas Robotexi. Aga ma küsingi siit kohe sellise küsimuse ka, et te olete nüüd Robotexil olnud meil siin ja see aasta kohe novembris taas, et mis teile endale mis te olete Robotexil põnevat enda jaoks näinud või mis teile ka see annab ja mida te sellel aastal võib-olla ootate või kas olete juba jõudnud selle peale mõelda? Robotexil külastamine eelmine aasta minu jaoks oli esmakogemus, et ma olin kuulnud, selline see toimub, ma teadsin, et see nagu Eestis toimub, aga ma väga palju rohkem ei teinud, et selles suhtes ma arvan, et see eelmine aasta oli väga äge üllatus, kui suur ja võimas üritus tegelikult on ja kui rahvusvaheline. Ja mõtlen, mul endal oli väga põnev seal ringi käia, vaadata neid erinevaid robotite võistlusi ja see, et kui hingega on nii meeskond, kes Robotexi teeb, kui tööd ka need osaled sellele kaasas. Ja ma arvan, et see on hästi hea viis, et kuidas ongi sellist nagu inseneeriaharidust edendada, et inimesed ja just seal hästi palju noori oli, hästi palju, ma ütleks lapsi tegelikult, et
kui nad näevad, et kui nemad kirjutavad koodi, mis see päriselt teeb või kuidas nemad saavad päriselt enda tegevuste kaudu panna näiteks roboti liikuma, et see minu jaoks nagu teeb seda valdkonda hästi põnevaks ja kuidagi toob nagu lähedasemaks. Et ongi, et nagu, kui mul huvi on, ma saan seda teha. Ja ennem just, kui me robotiks ka rääkisime, siis ma rääkisin, et mul 2 õelast olid ka sinna, üks oli 6-aastane, teine oli 5-aastane ja nemad reaalselt käisid 3 päeva järjest, sest nende jaoks oli nii põnev, et nad said igast tehnoloogiasse katsuda. Ma tean, et vanem poeg, tema tahab minna ka robootika ringi tänu selle, nii et selles suhtes ma loodan, et see on nagu leitud, et väga hea siis, et kohe on mõju nagu olemas. Ja mis ma arvan, mis me koodi Jõhviga ootame, et pigem see ongi võib-olla selline kogukonna ehitamine, et otseselt meie robootikat küll ei õpeta, aga kõik sellised tehnoloogia hariduse teemad on just omavahel nii seotud, et ongi nagu koos toetamine ja leidmine, et võib-olla keegi, kes on koodi Jõhvist, leiab, et robootika on nii põnev, et ma tahaks sellega rohkem tegeleda, keegi, kes teeb robootikaga, et ma võiks koodi kirjutamist rohkem õppida, võib-olla on koodi Jõhvisse, et ma arvan, et ongi selline koos tegemine ja selle valdkonna arendamine on see, mida ma kõige rohkem ootan. Ja just kui see sündmusele mõelda, siis me kohtusime eelmine aasta nii palju ägedaid inimesi, eri vanustes, kes tulid just ka meie kooli kohta küsima, kellega ma ise käisin rääkimas. Ja ma arvan, et see ongi see, mida ma kõige rohkem sealt ootan, et väga palju ägedaid inimesi tuleb kokku, põnevad võistlusi ja selline väga, väga lõbusad 3 päeva. Ja ei, seda me garanteerime, aga ma just mõtlesin, kas seda mängu saab ka jälle proovida siis, et või kohe nagu tekkis huvi. Et siis... Me natuke üle mõtleme, mis me oma seal teeme, aga ma arvan, et saab küll, et tahame natuke katsetada, et selles suhtes kindlasti oligi, et eelmine aasta, kes meie juures läbi käisid, et kui need koodi Jõhvi huvitas, see oli hea viis, et kuidas paremini veidi aru saada, mis see sisseastumine endast kujutab. Ja no igatahes ka, et meil oli eelmine aasta ka osad õppijad, meile seal samas, kes selleks hetkeks olid õppinud küll alles 2 kuud, aga see aasta me saame juba neid võtta, kes on liiga aasta õppinud, et ongi, et kui on mingeid küsimusi, saab tulla küsima meie tiimi käest või õppijate käest, et ongi paremini aru saada, kuidas see kool töötab. Et ikka, et ongi, kuidas see iseõpe töötab, kuidas ma õpin oma õpetajatega, kuidas koostöö on, kuidas koolihoone on, et selliseid küsimusi saab muidugi ka e-maili teel või netis küsida, aga no tore on alati rääkida inimestega näost näkku. Ja siis on ka lihtsam aru saada või kuidagi see igale kogu aeg ei jõua ka ju meilile vastata, et selles mõttes oleks nagu super aeg see ja siis on nagu nimed ja näod ka kokku, eks, kes seal taga päriselt on. Ja, aga selles mõttes tõesti see võib-olla kohe alguses on võõras paljudel, et ilma õpetajate või õppejõuta nagu, et ikkagi on harjutud, et keegi on seal klassi ees või auditooriumi ees ja või siis vähemalt kuidagi ekraani vahendusel või on ikkagi mingi inimtegur seal ka, et nähtav ja kes jagab sulle siis täpselt, mida sa pead tegema, aga see on ja võib-olla selline õppimine siis õppimine ka, teistmoodi õppimise, et sa tõesti ja see minu arust on võib-olla isegi ses suhtes ka hea, et inimene tõesti teab, et ta õpib ainult endale. Et muidu tihtipeale on see, et sa justkui kahjuks ka ülikoolis sageli on see, et ma pean tegema seda, sest et ma ei tea, õppejõud seal käsib seda. Ja, et siis pärast ei mäleta jälle mitte midagi, et mis seal siis oli täpselt ja sa nagu ei tee seda enda jaoks, et see on, ma usun, et selline väga huvitav valik. Aga see kindlasti ka ei tule kõigil väga lihtsalt. Ei tulegi välja, mõni ei suuda ennast ise, ma arvan, niimoodi distsiplineerida. Või see võtab aega, kuni selle suudad nagu enda ajus selle pöörde teha, et see ongi, et sa õppinud ise endale, et ma tean, et see katsetega eelmine aasta üks noormees, kes sai kooli sisse, rääkis, et kui tema tuli katsetele, esimene päev, me tegime väiksed tervitussõnad, saatsime klassiruumi ja siis tema eest arvutavad maha ja see on nagu, et hakkas ootama, et millal keegi tuleb ütle, mis ma tegema pean nüüd. Ja siis on nagu, et siin ei tule ju. Et selles suhtes ongi, et just see, et nagu aru saada, et sa pead nagu ise tegema, samamoodi ka mingi tähtega, neil on jah tõesti, et kuidas see programm on, et esimesed 18 kuud nad õpivad 3 programmeerimiskeelt, igaüks neist võiks võtta umbes pool aastat, aga nad saavad minna omas tempos. Et ongi, et osad lõigavad natuke kiiremini, osad aeglasemalt ja sul on põhjust nagu sellist vahetähtajad on, aga kuidas seal vahepeal liigud, seda sa otsustad ise. Ja just seega, et ise endale selle distsipliini tekitamine, tähtaega tekitamine ja järjekordselt mõned inimesed käivad tööl, nad iga õhtu 3 tundi pärast tööd kirjutavad koodi ka, mis on täiesti uskumatu. Ja osad inimesed on 100% kooli jaoks pead tegutsema ja võib-olla ei kirjuta talle jooksul ühtegi rida koodi. Et see ongi see, et selle enda juhtimine, enda aja juhtimine, enda motivatsiooni leidmine, et see on nii erinev inimeste kaupa. Et see on järjekordselt üks väljakutse,
aga samas ma arvan ka hästi oluline just ka tulevaseks eluks, et vahet ja. pole, kui vana sa oled, eks ju. Ja mis see nende koodikeeltega, mis see mõte on see, et jah, me õpetame 3, me õpetame Code, JavaScripti ja Rusti, aga see ei tähenda, et sa pead kindlasti nendes keeltes tööle minema pärast. Et eesmärk ongi pigem see, et sama, mis sa mainisid, et õpiks õppima. Et nagu nii palju erinevat programmeerimiskeeli on, et just see, et kuidas sa hakkad uue keelega pihta, et mis on nagu ju suuremad erinevust on, et just selle nagu mõistmine. Meetodi võimaliselt mõistmine ka. Täpselt. Sest nagu suure tõenäosusega, kui sa lähed tööle, siis nad ei pruugi kasutada neid 3 keelt. Et jah, et aga siis ongi, sa pead nagu ise aru saama, et kuidas sa uue keelega pihta hakkad või kuidas sa nagu seal, kus sa neid materjale leiad, kelle käest sa abi küsid. See on põhimõtteliselt ka keeltekool siis. et sa õpid ju samamoodi nagu räägitakse, et need, kes õpivad ju keeli, et kui sa saad selle samamoodi meetodi kätte, kuidas mingit keelt õppida, siis sul on lihtsam omandada päris palju nagu keeli. No täpselt jah, programmeerimiskeeled ongi nagu tulevane keeleõpe. Just. Ja see tegelikult vastab mu selle järgmisele küsimusele ka, et mulle tunduski, et alguses, et näiteks, et teil on ütleme niimoodi, et kus tava võib-olla mingi ülikoolis on ka, et sul on küll oma eriala, aga sul on hästi palju nagu seal neid aineid, mida sa veel pead õppima, siis tegelikult koodijõhvil on ikkagi üsna konkreetselt nagu mingi üks asi ja seal ei ole niimoodi, et sa õpid seal siis nagu veel midagi seal nagu üldist kõrvale, aga samas sellest, mis me nüüd praegu rääkisime, siis tegelikult need tulevad, ütleme niimoodi, et nende kõrvalained justkui tulevad sul läbi selle sama nagu peaaine, et ongi seesama, et sa õpid ja õppima, sa õpid inimestega nagu suhtlema, koostööd tegema ja palju asju niimoodi märkamatult justkui on seal kaasas hoopis. Ja nende partnerid on sama nende esinevistega, me üritame ka siis nagu pehmemaid oskuseid õpetada, et see ongi kas nagu õppijate poolt sisend, mida nemad tahaks veel juurde õppida või partnerite koha pealt ja pärast 18 kuud neil on spetsialiseerimine ka, et seal näiteks on küberturvalisus, seal on kasutajakogemus, seal on mobiiliäppide arendamine, seal on andmete, nagu data science, andmeteadus, et seal on spetsialiseerimine küll, aga jah, et esimesed algus on kõigil sama. Ja selle mõte on ka see, et see on nagu hästi praktiliselt õpid kõike. Et kui võrrelda nagu ülikooli haridusega, ülikoolis sa saad nagu hästi sellise laia baasi erinevatest ainetest ja siis läheb praktikasse. Aga meil on pigem see, et sa lähed alguses kohe praktikasse ja siis selle kaudu sa võib-olla saad ka aru, et nagu mida sa tahad veel edasi õppida. Et ongi, kui sa tahad nagu laiemat baasi kui sa tahad kuskile mujal veel teoreetilisi teadmisi juurde saada, aga et tead nagu, et ma arvan, et see alguspunkt on nagu natuke erinev, et millest nagu pihta hakata. Ongi see, et kas sa hakkad, just, et sa hakkad kohe nagu praktiseerima või siis tundub see jällegi isegi parem variant ikkagi, et see elus hakkama saamise koha pealt ka. Aga kui veel tulla korraks nende numbrite juurde, et kui sisse astub kuskil 3000 üle selle, kandideerib, aga sisse saab siis kuskil 200-300 pigem. Et kas see näitab ka seda, kui sa mainisid, et tegelikult kui sa teed kõik ära ja kuidagi osaled selles sisseastumiskatsetel nagu 100% püüad ikkagi kõik teha nii, nagu on, see näitab tegelikult ka seda, et see ongi nii, et see 300-200 ongi umbes see, mis 3000 tegelikult on, kes on võimelised seda tegema, sest et see ei ole väga suur arv, ja see soovijate arv on ikka päris palju, päris suur. Et ma ei tea, kuidagi tundub, et või on, kuidas see ikkagi täpselt on, et või ongi see väljalangevus mõnes mõttes, et nii suur sellepärast, et nad ei suudagi minna kas lõpuni selle näiteks selle mänguga või teha koostööd või ma arvan, et selle mänguga tegelikult see tõesti filtreerib päris palju juba välja, et ongi see, et seal on näha see, et kui sa teed teist korda, sa suure tõenäosusega saab palju parema tulemuse. Aga ma praegu protsenti ei oska öelda, aga päris palju ei tee seda teist korda. Et ongi, ta hakkab esimene kord tegema, ta ei tee seda korrekult ära, mis tähendab, et ta tegelikult ise katsetada ei saa. Ja ma arvan, et see 3. katsed on ka teine hea filter, et sinna me kindlasti kutsusime rohkem, kui tööd kohale tuli. Et aga see, et kui mõelda see 3 nädalat, et sa pead reaalselt tegelema, et selle kõrvalt sa ei saa tõesti tööd teha, et seal on mõeldud see, et sa 2 sa keskendud ainult selle ühele asjale. Ja see on üsna intensiivne periood, aga see ongi meelega, see on hästi intensiivne, et see, et jah, et see kuidagimoodi liidab ka teistelt kokku tegelikult, et kui sa koos raskustest läbi käid.
aga just see 3 nädalat ongi, et kui sa näiteks tööl käid, et kas sul on võimalik see puhkust võtta, kas sa saad seda teha ja seal selle katseperioodi jooksul mingid inimesed lähevad ära, aga see ongi meelega nii tehtud. Siis selgubki see, et kes tegelikult seda ka õppida saab ja või kes jääb nagu ja ei noh, see on kvaliteedi pärast on see ka oluline. Aga jah, ma arvan, et tegelikult sellest 3000 see potentsiaal, et kui palju võiks tulla, on suurem, kui sealt ongi, et nagu seda sama online-mängu osad inimesed uuesti teeksid ja just see katseperioodile nagu tuleb ka, et kui inimestel on võimalik see 3 nädalat nagu koha peale tulla. Et see ei sõltu nendest võimetest siis nii palju, vaid pigem ikkagi ju kogu mingisugustest muudest asjadest, logistikast ja oma nagu muudest asjadest, mida sa elus juba teed. Valikutest. Et tegelikult nagu need, kes tulid sel suvel katsetele, et on näha, et ma arvan võrreldes eelmise aastaga, et inimesed nagu paremini aru saanud hakkama, paremini saanud aru, mida koodiõhv endast kujutab, mida me õpetame, kuidas õpetame, et nad on rohkem sellest teel tööd teinud. Ja et ma ütleks, et see protsent, kes sai katsetel see suvi sisse, võrreldes eelmine aastaga oli kindlasti kõrgem tegelikult. Aga huvitav, millest see siis täpsemalt võiks? Ma arvan, et oligi, et eelmine aasta me põhimõtteliselt alustasime kandideerimisega, kuna see oli meie esimene aasta, hakkasime aprilli lõpus pihta, kohe hakkas kandideerimine, katsed olid juulis, et võib-olla ma ise ei osanud nii hästi seletada, nagu kuidas ette valmistada, kuidas see täpselt töötab, mis toimub, et selles suhtes ma ongi tunne, et see aasta inimesed on rohkem nagu taustauuringut teinud, aga võib-olla oligi, et kuna rohkem materjali on, kuna on erinevad podcast, mida saab kuulata, artikleid. Et olid juba kursis rohkem ja teadsid ja. See tundub loogiline. Aga ma nüüd siin küsin lõpetuseks natuke veel selle sama kooli juhtimismudeli kohta ka, et see võib-olla on selline erilisem või on kindlasti, te olete selle pärast ka tähelepanu saanud, et kui tavaliselt on koolil ikkagi üks juht, siis koodiõhvil on 2 naisjuhti, et kuidas see siis üldse niimoodi toimib, et kas on nagu kas see toimib? Ja see toimib väga hästi, et see oli jah päris huvitav, et ma enne rääkisin, et see tuli nii asutajatele üllatusena, et nii kandideerida ja ma arvan ka avalikkusele, et jah, et mis mõttes on 2 juhti. Et minu käest on selle kohta ka huvitav küsimusi küsitud, et umbes, et kui on 2 juhti, et kas ta umbes palga pooleks siis ja nii edasi, et inimesi ikka huvitab ja just seega, et on 2 naisjuhti, võttes arvesse, et on tegemist tehnoloogiakooliga, et siis see tekitab ka tihti küsimusi. Aga ma arvan, et see oli hea mõte, et oligi, et just see kooli algus, et kuna seal oli väga palju nagu eri tegevusi, mida ei olnud enne tehtud, et selles suhtes me ei pidanud hakkama meeskonna üles ehitama, et oligi, et me Mellega 3 aastat koos töötanud, me oskasime nagu hästi asju jagada ja me usaldasime üksteist. Et oligi, et me üsna selgelt jagasime ära, et kumb millega tegeleb, et näiteks mina tegelesin rohkem partnersuhetega, tema tegeles sel hetkel rohkem tiimi värbamisega, et me mõlemad teadsime, et kui keegi teine lubab, et ta teeb seda, et see asjad saavad tehtud ja siis selle kõrval me ehitasimegi meeskonna üles. Et tegelikult meil on meeskonna 6-liikmeline, et võttes arvesse, meil on sügisest nagu 500 õppijat, et ma arvan, võrreldes traditsioonisarjusega järjekordselt, et see on nagu väga-väga pisikene tegelikult. Aga jah, et ma arvan, mis selle kaasjuhtimise juures ongi oluline see, et piirid on nagu selgelt paika pandud, et kes millest vastutavad, ja siis nii on võimalik nagu asja ära jagada ja samamoodi on ka meeskonnale ka selge, et kui ongi mingi teema kohta küsimus, et kelle poole ma pöördun sellega. See tundub jälle hea selline mudel, minu arust võiks seda mujal ka rakendada täiesti tandem juhtimist, sest et sageli ongi, et see juht on hästi nagu jääb nagu üksi, vastutab nagu üksi nagu justkui kõige eest ja kuidagi on nagu kaugel, aga et just, et võib-olla selline tandem juhtimine, et see natukene jaotab seda vastutust ja sul on ka see tugi nagu rohkem olemas, selles mõttes ütleme siis nagu sama taseme tugi, mitte niimoodi, et kes on nagu alluvad, siis ikka tekib see, et ma pean ise ikkagi siin vastutama ja teised küsivad mult, et mis nüüd edasi. Ei, ma sellega väga nõus ja ma kindlasti soovitaks seda, et just see ka, et kui ongi vaja mingeid asju arutada või mõtteid vahetada, et jah, et see ongi, et sa nagu sa ütlesid, et sa nagu nii-öelda samal tasemel inimesega arutad seda ja samas ka, et kui midagi on kehvasti, sa tead, et saad talle kurta, et kui võib-olla nagu teise tiimiliikmele, et sa ei taha nagu kurtmani minna, aga mõnikord see nagu omavahel on hea, et nagu räägidki välja, siis aitab nagu mingi probleemi ära lahendada ja koos edasi liikuda. Ja ma arvan, et see on nagu hea, aga see on ka hästi oluline, et see inimese koostöö nagu toimiks,
ja ma arvan, et ongi, et selle Euroopa Innovatsiooni Akadeemia, kui me seda koos tegime, et kuna need programmid meil olid üle maailma, et me tegime näiteks Portugalis, Itaalias, Kataris ja see tähendas seda, et me olime ka näiteks 3 nädalat koha peal füüsiliselt, mis oli ka nagu muust elust üsna eemal, et sa saidki reaalselt aru, et kuidas sa inimestega läbi saad ja kas sa nagu tahad koostööd teha ja seal samamoodi pidi tekkima see usaldus, et ma arvan, et see andis nagu hästi hea baasi, et kust seda tandem juhtimisele edasi minna. Et kui sa võib-olla ei ole inimesega nii lähedalt koos töötanud, siis see ei pruugi toimida hästi. See ei pruugi toimida, et ongi, et sa pead olema näinud nii head päeva kui halba päeva ja siis koos sellega edasi liikuda. See on nagu selline nagu paarisuhega mõnes mõttes. Põhimõtteliselt küll, jah. Nagu, ma arvan, et tellega nagu vahepeal me räägime tihedamini. Kui oma pere või. Ei, see tundub minu arust väga põnev ja selline, nagu võiks nagu tõesti katsetada, aga tõesti seal peab olema nagu mingid asjad paigas väga, et muidu võib see olla vastupidiselt nagu täielik katastroof. Täpselt. Aga jah, et kui tuli juttu see, et oli kuidagi võib-olla üllatav, et on 2 nagu naisjuhti ja et tehnoloogia, siis võib-olla see vist hakkab nagu ikkagi päris palju nüüd muutuma juba, et enam ei ole see, et umbes, et tehnoloogias on ju meeste maailm ja sest koodikirjutajaid minu arust naisi väga palju ja tüdrukuid ja seda tuleb aina rohkem, aga et näiteks kui võtta nüüd see sisseastujate nagu protsent ka, et huvi pärast lihtsalt mind huvitaks ka, et kui palju seal on naisi, palju on mehi, kindlasti ma arvan, et mehi on ikkagi veel rohkem, aga et mis see naiste protsent on? Kui sel aastal oli huvitav, et kandidaatidest meil ligi pooled olid naised, et see oli peaaegu võrdne. Aga nüüd me just hiljuti olime kokku nagu olemasoleva lennu ja uue lennu, et seal on umbes veerand on naisi. Et seal me just suvel tegime ka sellise grupi, et nagu, kus oligi, et need naised, kes olid katseperioodil, et nende kokku saada, et ongi rääkida, et ikka, et mingil määral on sellist hirmu, et see on nagu rohkem meeste maailm, aga see tõesti, see hakkab muutuma. Ja ma arvan, et ongi nagu selliste heade näidete kaudu, et kes nagu näitavad ja ma arvan, et neid naisarendajaid tuleb järjest rohkem juurde. Et jah, et ma arvan, et mulle ja Ele-Marile oli nagu väga positiivne tagasiside oli selline tuttavate poole pealt ja samamoodi nagu startupi ökosüsteemist ja ma arvan, kõige rohkem, kes küsisid seda, et kas naisjuhid sobivad, olid umbes Delfi kommentaatorid. Arvata võib, on ju. Mida ei tasu väga lugeda. Et selles suhtes jah, ma arvan, et nagu selline ühiskond on muutunud tegelikult nagu toetavaks ikkagi, ja ongi, et elatakse kaasa ja ei nähta väga seda vahet, et naisarendaja ja meesarendaja, mis on nagu vahet on, et ongi, et normaalsus, ma ütleksin. Täpselt ongi, et ikka tuleb nagu inimese oskus ja mida nad teevad, mitte see, et nagu mis sugud on, eks ju. Jaa. Aga aitäh, et hästi põnev on endalgi, võikski nagu jääda veel rääkima, tahaks isegi teada, et nüüd tahaks juba seda mängu ka mängida ja proovida, et mingid hasart tekiks ja ma arvan, et Robotexil kui vähegi seal võimalik, et ma tulen kindlasti ka ise vaatan üle, mis seal on ja mida saab katsetada ja toon oma vanema lapse ka, kes on suur matemaatika huviline nagunii ja nuputamise huviline, et siis äkki saab ka katsetada seal. Ja ootame siis muidugi Robotexile ja siis ja kindlasti uudised siis, et kuidas koolil läheb ja kuhu need väiksemad rakukesed hakkavad tekkima, et te saaksite siis ka oma majja lõpuks nii-öelda, et olla päriselt sealt Jõhvis olemas ja nähtavad. Aga aitäh veel kord. Ja suur aitäh, väga põnev oli. Ja, kõik head. Aitäh.